Tere hommikut, lugupeetud investorid. Minu nimi Valdo Kalm ja meie esimese kvartali tulemuste tutvustamisel on ka Andrus Ait, meie finantsjuht. Nii et alustame nagu ikka esimese kvartali põhisündmustega ja siis kommenteerime loomulikult finantstulemusi täpsemalt. Esimeses kvartalis siis positiivsena võib ära tuua laevakülastuste arvu. Olgugi, et kaubamahud jäid meil stabiilseks ja reisijate arv tibakene kahanes, oli tugev laevakülastuste kasv ja see tõi ka meile lisatulu loomulikult. Väga oluline on jätkata uute regulaarsete laevaliinide meelitamisega meie sadamatesse. Ja see on õnnestunud meil siin koostöös meie hea Stividor ettevõtte HHL-aga Muugal, kus siis esimeses kvartalis hakkas külastama Muugat uus konteinerliin Ocean Network Express. Meil on ka pikendatud prahileping Baffinlandiga 4 aastaks, aga iga aasta nad seda valideerivad ja selleks aastaks me väga suure tõenäosusega Baffinlandi tööle ei lähe, kuid samal ajal on meil nii-öelda müügitorus mitu tööd, kui saab nii-öelda kas suve- või sügisleping alla kirjutatud, siis sellest nagu ikka täiendavalt börsiteate kaudu teavitame. Me oleme siis väga heas koostöös Rail Baltica Eesti organisatsiooniga ja olulise mõjuga sündmus toimus esimeses kvartalis, mille rahaline mõju küll tuleb teise kvartalisse, aga võõrandasime siis 8 maatükki Muuga sadamas. Need on siis Rail Baltica infrastruktuuri loomiseks. Need on maatükid, mis ei ole meil vajalikud operaatorite jaoks või ka meie muuks põhitegevuseks, nii et sobivad ideaalselt raudteede alla ja osaliselt siis ka Muuga kaubaterminali alla. Nii et leping sai sõlmitud ja konkreetne rahaline mõju teises kvartalis. Ja positiivsena saab välja tuua koos ka rahalise mõjuga esimesse kvartalisse Jäämurd ja Botnica kindlustushüvitise kokkuleppe ja ka laekumise suurusjärgus 0,9 miljonit. Trendid nüüd segmenditi. Esimene kvartal, nagu sai nimetatud, reisijate arvus natuke kahanemist. Siin on meie vaates, kui me vaatame kõiki reisijate arvu, mõju pühadel ehk munade pühad olid eelmine aasta esimeses kvartalis. See aasta on nad teises kvartalis, nii et see on üks mõju. Eks siin loomulikult käib ka tõsine turuvõistlus 3 operaatori vahel. Ja meie puhul on siis jätkuvalt positiivne see, et reisilaeva külastuste arv kasvas ja müügitulu ka selle tagajärjel. Kaubasadamates stabiilne, võib siis öelda, et kõige suurema kasvu tegi vedellast, aga konteinerid ja ro-ro enam-vähem stabiilsed. Taaskord kaubalaevade külastuse arv kasvas 7% ja selle tagajärjel ka vastav müügitulu. Reisiparvlaevades stabiilne müügitulu, kasvasid sõidukid, reisijad küll kahanesid. Ja Botnicas samamoodi müügitulu stabiilne, teatavasti siis esimeses kvartalis me teenindame siin Eesti Vabariiki
jäämurdeteenusena ja Botnica on Eestis. Siit ka siis täpsemad numbrid, nagu sai nimetatud reisijate arvus. Kui me vaatame pikemat trendi, siis meie jaoks, veel kord kordame, on olulisem tulu ja kasumi allikas laevakülastused ehk sealt tulenevad laevatasud ja need on olnud stabiilsed siin üle aastate ja nüüd ka viimane aasta on nad kasvanud. Kaubamahus sai lühidalt selgitatud, et vedellastis kasva, ülejäänud enam-vähem stabiilne ja loodame see aasta siiski jätkuvat kaubamahu kasvu jätkumist. Reisiparvlaevad stabiilne. Eelmine aasta oli siis rekordaasta taaskord TS-laevadel. Reisijaid 2,5 miljonit, sõidukit 1,2 miljonit. Näeme sellist mõõdukat kasvu jätkumist ja me proovime seda loomulikult siis kasumlikult teenindada. Ja Botnica esimene kvartal stabiilne. Eelmine aasta oli natuke väiksem prahipäevade arv, kuid kuna prahipäevad olid kallimad, siis käibes tegelikult me isegi natukene kasvasime eelmine aasta. Tulevik. Me usume jätkuvalt, et reisijate äri jätkab see aasta taastumist. Ühest küljest me näeme, et konkurents aitab sellele kaasa 3 operaatori vahel. Käivad väga tõsised paketeerimised, hinnapakkumised erinevatesse segmentidesse. Teiseks, meil on täitsa hea prognoos cruiseairis. Ehk meil on siis laevakülastuste arvu kasv prognoositud praegu selleks suveks. Eks hooaeg näitab täpselt, mis siis hooaja lõpuks, millised numbrid meil on, aga me praegu näeme laevakülastusi kuskil 10% kasvamas ja seal on siis ka loomulikult loota reisijate arvu kasvu. Nii nagu esimeses kvartalis õnnestus üks uus konteinerliin saada meie sadamasse, siis meil jätkuvad läbirääkimised erinevate nii Ro-Ro kui konteinerliinidega, nii Muuga kui Paldiski sadamasse. Need on selles mõttes väga huvitavad lepingud, sest kui ta regulaarselt käib, regulaarsused on väga erinevad, aga kui nad regulaarselt käivad, siis põhimõtteliselt see tulu, mis me saame, jookseb otse kasumisse, meil mingeid lisainvesteeringuid ei ole vaja teha. Ei Muugal ega ka Paldiskis. Ja tutvustasime juba aasta lõpus uut sellist lähenemist tööstusparkidele ehk teeme väga tihedat koostööst erialaliitudega, põhiliselt siis tööstusliidud, seal 6-7 erineva valdkonna tööstusega. Teeme koostööd saatkondadega ja oleme 4 kaubandustööstuskoja liige sadamana ehk siis ka rahvusvahelised kommertskojad, kes siis külastavad meie sadamaid, kus me ise oleme aktiivsed. Idee on just nimelt tööstust. Me ei peagi silmas nii suuremahulist tööstust kui mitmesugust tööstust, sealhulgas ka taastuv energeetika tootmine, ladustamine. Selliste ettevõtete meelitamist Muuga ja Paldiski tööstusparkidesse. Ja võime siis kinnitada, et Paldiski multifunktsionaalse kai arendus käib plaanipäraselt. Oleme enne kinnitanud ka, et valmis ta saab järgmise aasta esimese kvartali lõpuks ja me näeme seal jätkuvalt just nimelt multifunktsionaalsust ehk me usume, et seal õnnestub meil
tekitada, kui ka ei saab vastu võetud, seal on ka palju dokumentatsiooni, kui on kõik vastu võetud, siis tekitada sinna käive suhteliselt ruttu, sest meil on seal puudu roomahu paremast teenindamisest. Me loodame, et meretuuleparkide arendus teatud riikides läheb lahti. Siin on loomulikult arutelu käib laiemalt sel teemal, aga on mitu huvitavat projekti, ma pean silmas just väljaspool Eestit. Ja me vaadates kogu turule, offshore turule peale, kus siis toimetab meie Botnica, näeme ärivõimalusi ja me jätkuvalt kaardistame turgu ja püüame aru saada selle aasta jooksul, milline peaks olema see multifunktsionaalne offshore laev. Seal on täiendavad võimekused ilmselt vajalikud. Jutt on siis kaabliärist, see on siis elektri ja telekomi kaablid, paigaldus, parandus, lisaks tuulepargi töödele, lisaks nafta vedellasti platvormi teenindamisel. Nii et päris tõsiselt analüüsime, milline võiks olla selle laeva funktsionaalsus. Ja kinnisvara ärimudelis loodame siis see aasta saavutada läbimurde ehk meil on 5 planeeringust 2 planeeringut olulised. Kui need saab vastu võetud, siis me sel aastal tahaks proovida ka oma kinnisvara ärimudeli katsetust turul. Kindlasti mitte väga suures mahus alguses, aga panna siis teatud kinnistud konkursile. Ja teemaks efektiivsuse tõstmine on läbiv. Oleme eelmisel aastal suutnud päris hästi kulusi juhtida. See aasta kõik see jätkub, kaasa arvatud personalikulud, remondi ja muud püsikulud. Näeme ehitusturul sellist positiivset trendi, et hanked, mis me teeme, õnnestub hankida ka odavamalt. Nii et alused efektiivsuse tõstmiseks on jätkuvalt olemas. Siit ma annaks sõna Andrusele. Aitäh, Voldo. Mina jätkan siis konkreetsete majandustulemustega esimeses kvartalis. Müügitulu esimeses kvartalis sel aastal siis kasvas 1,5% ja põhjuseks siis peamiselt suurem arv laevakülastusi ja samuti suurenesid meil kaubatasud. Laevakülastused siis suurenesid nii kaubasadamates kui reisisadamates ja sellest tulenevad siis suuremad laevatasud. Nüüd kaubatasu kasv oli hoolimata sellest, et tegelikult kaubakogused vähenesid ja selle selgituseks siis eelmisel aastal kogu aastaks prognoosisime pisut madalamat kaubatasu ehk esimeses kvartalis oli see meie hinnangute kohaselt keskmisest kõrgem ja me korrigeerisime seda siis vastavalt raamatupidamise reeglitele alla. See aasta me sellist korrektsiooni ei teinud ja seetõttu siis kaubatasud ise kasvasid. Lisaks oli meil kõrgem tulu rendist ja hoonestusõiguse tasudest, ehk see ka aitas siis müügitulu kasvule kaasa. Nüüd teised tululiigid kõik olid enam-vähem sama tasemel, mis eelmisel aastal esimeses kvartalis, nii et seal suuri muutusi ei olnud. Korrigeeritud EBITDAs siis kasv 9,4% ja saavutasime siis taseme 13,9 miljonit eurot, kasv siis eurodes 1,2 miljonit. Lisaks tulude suurenemisele mõjutas siis EBITDA kasvu tegevuskulude vähenemine ja siin siis suurim mõjud oli remondi- ja hoolduskuludest, mis siis kahanesid 1,2 miljonit ise, et
suur osa sellest tuli siis Botnica kindlustushüvitisest, aga ka nii-öelda need regulaarsed remondid või plaanitud remondid esimeses kvartalis olid madalamad tegelikult kui aasta tagasi. Samuti meil olid madalamad kütusekulud. Eelmine aasta esimeses kvartalis meie praamidel olid küllaltki kõrged kütusekulud tulenevalt jääoludest. See aasta selliseid jääolusid ei olnud, mis siis oleks mõjutanud tarbimist ja seeläbi ka kütuse kulu, nii et sealt ka positiivne efekt kuskil suurusjärk 300 000 eurot. Nüüd tööjõukulud kasvasid, siin saab välja tuua sellised 3 efekti. Esiteks ühekordne muutus või mõju lahkumishüvitistega seoses töötajate arvu vähendamisega, mis on siis osa ka efektiivsusest. Lisaks preemiareservi eraldised olid suuremad ja ka keskmine töötasu mõningane tõus toimus. Aga kõik kokku siis korrigeeritud EBITDA kasv üle 9%. Väga kõrge kasv oli ka siis korrigeeritud EBITDA marginaalis, saavutasime tasemele 49%, ehk siis kasv 3,6% punkti. Ärikasumi kasv vastab siis EBITDA suurenemisele. Tulumaksu meil esimeses kvartalis ei olnud, tulumaks siis teatavasti on seotud dividendidega. Dividendid me maksame välja teises kvartalis nagu eelmisel aastal ja dividendi väljamaks toimub sellel reedel ehk 16. mail. Ja perioodi kasum suurenes siis 1,6 miljonit ehk üle 30%, tasemele 6,8 miljonit. Siin on siis lisaks mõju ka finantskuludel, mis siis vähenesid 500 000 eurot tulenevalt siis sellest, et Euribori tase on langenud. Vaatamata sellele, et selline ettevõtte laenutase pisut on suurenenud. Ja esimeses kvartalis siis investeerisime 3,6 miljonit eurot, võrrelduma siis pea 18 miljoniga eelmise aasta esimeses kvartalis. Ja jätkuvalt oli peamine investeeringuprojekt Paldiski Lõunasadamas kai ehitus. Nüüd numbrite kahanemine on päris suur kvartalite võrdluses, kuid siin saab välja tuua, et ehitustööd tegelikult toimuvad vastavalt graafikule ja mingid viivitusi siin ei ole. Pigem eelmine aasta siis olid suuremad sellised kaeve- ja täitmistööd ja samuti ostsime materjali ette, et seetõttu sellised tööde akteerimised olid märgatavalt suuremad. See aasta siis selline investeerimiskoormus suuremas osas kandub teise poolaastasse. Lisaks siis kai ehitusele meil olid kahel parvlaeval dokitööd ja samuti tegime mõningaid IT-investeeringuid. Nüüd tulemused segmentide lõikes tulu suurenes siis kaubasadamates ja reisisadamates, minimaalselt ka reisiparvlaevade puhul ja Botnica ehk muu segmendi puhul oli stabiilne. Reisisadamate puhul tulu kasv siis seotud peamiselt laevakülastuste arvu kasvuga, samal ajal reisijatasud vähenesid tulenevalt madalamast reisijate arvust, mis siis oli seotud lihavõttepühade kandumisega teise kvartalisse sel aastal. Ja reisisadamate puhul saab välja tuua ka teatava tulu kasvu elektrienergia müügist ja samuti renditulude kasvu. Ja korrigeeritud EBITDA reisisadamates oli stabiilne võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga. Kaubasadamate puhul tulu kasv peamiselt seotud siis laevakülastuste arvu kasvuga ja samamoodi mõjutasid siin siis kõige enam kaubatasude suurenemine, pluss siis lisaks veel hoonestusõigustasude indekseerimine. Nüüd korrigeeritud EBITDA tasemel toimus langus, et siin oligi mõju remondi ja parenduskuludel, mida me tegime see aasta siis meie kaubasadamates enam kui eelmisel aastal ja samuti oli siin efekt tööjõukuludest. Reisiparvlaevade puhul siis väike kasv tuludes 200 mõnikümmend 000 eurot, mis hetkel küll välja paista, peamiselt indekseerimine ja EBITDA osas siis suurenemine peamiselt seotud siis madalama kütusekuluga esimeses kvartalis. Nagu mainitud Botnica puhul siis liigaastast tulenevalt oli meil üks prahipäev vähem
ja sellest tulenevalt siis tulus väike langus, kulud puhul vähem remonttöid ja samuti kindlustushüvitise laekumine tõi kaasa suure kasvu EBITDA puhul. Rahavoog. Rahavoo osas siis rahavoog äritegevusest kasvas vastavalt tulude suurenemisele ja kulude vähenemisele. Rahavoog investeerimisest vastab siis investeeringute vähenemisele. Nüüd 2025 aasta esimeses kvartalis saime ka Euroopa toetusfondist laekumise üle 2 miljoni euro, mis oli seotud eelmisel aastal lõpetatud Finnport 4 projektiga, kus me siis näiteks Muuga sadamas ehitasime kahekordse rambi, et teenida paremini Rooro liiklust ja samamoodi rekonstrueerisime Vana-Sadamas rampe. Et see projekt sai edukalt lõpetatud eelmisel aastal ja see aasta oli siis esimeses kvartalis viimane laekumine, et seetõttu siis positiivne mõju ja miinus on seal realt siis madalam. Rahavoog finantseerimisest samuti vähem negatiivne kui eelmisel aastal, et tulemuseks -2,2 miljonit eurot. See siis kajastab madalamaid intressimakseid, olenemata sellest, et laenusumma võlg kokku on suurenenud. Ja samamoodi eelmine aasta esimeses kvartalis oli meil üks suurem laenumakse, viimane laenu tagasimakse ühe laenu raames, mida siis sellel aastal ei olnud, et siit samuti täiendav positiivne mõju. Rahavoog kokku siis pluss 17,7 miljonit eurot, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, pluss rohkem positiivne siis 25,3 miljoni euro osas. Netovoolk perioodi lõpus suhteliselt stabiilne ehk laenukohustuste kogumaht on küll kasvanud, aga samal ajal on ka konto peal olev käibevahendite arv või käibevahendite maht samuti suurenenud ja need on teineteist tasakaalustanud. Bilanss siis võrrelduna aasta lõpu seisuga rahakonto peal, nagu mainisin, kasvanud vastavalt positiivsele rahavoole. Põhivaras suuri muutusi ei ole, et investeeringud ja teistpidi siis perioodi amort on siin mõjuriteks, et amort pisut ületas investeeringuid. Omakapitali muutus siis seotud peamiselt perioodi kasumiga ja võlakohustused siis pisut vähenenud seoses teatavate laenu tagasimaksetega. Aga sellega me oma esitluse praegu lõpetame, teeme väikse pausi, palun esitage küsimusi. Siin on meil nagu alati mõned slaidid tulude jaotuse ja EBITDA jaotuse kohta, kui soovite rohkem süvitsi sisse vaadata. Oleme tagasi mõne minuti pärast.
Meil on laekunud küsimus riigi enamusosaluse vähendamise kohta ja küsimus on, et kas see on veel päevakorras, kui on, siis millal võiks oodata. Tõepoolest, teema on jätkuvalt päevakorras. Oleme teinud eeltööd ja põhimõtteliselt on valmisolek meie poolt koostöös siis ka teadusministeeriumi inimestega minna valitsusse ja olles konsulteerinud siin valitsuse liikmetega, siis on see täpselt prioritiseerimise küsimus valitsuse jaoks ja põhimõtteliselt see võib iga hetk teemaks osutuda, ehk siis meie oleme valmis seda teemat arutama. Ajastuse mõttes oleme ja ennegi andnud signaali, et kuna üldine makroolukord on küllaltki ebastabiilne, siis tõenäoliselt enne järgmise aasta lõppu, 27. aasta algust ei ole see ilmselt mõistlik teostada. Nii et kõik siis nüüd oleneb ühel hetkel valitsuse otsusest ja meil on selleks valmisolek olemas seda asja arutada. Hetkel rohkem küsimusi ei ole. Aitäh tähelepanu eest ja kohtumiseni järgmise kvartali webinaarimis. Aitäh, kohtumiseni!